Tänases saates läheme taas külla Antsule, kellega me kohtusime pea pool aastat tagasi. Ta kurtis, et tal ei ole kaaslasi, kes katsetaksid seda imetabas kosmilist infot, mis talle saadetakse märkide teel. Neid dešifreerida, katsetada, igatses ta meeskonda. Neid asju üldse siin edasi arendada asju, siis oleks vaja nagu suke grupitöö, et ja üksinda neid asju ellu viia ja seda 6D energeetikasüsteemi ja asju. Tegelikult on siin taga ilmajuhtmete energiasüsteemid nüüd. Ja pärast esimest saadet tekkisidki inimesed, keda need müstilised märgid kõnetasid. Minu jaoks oli see midagi erilist, mida kuskil lugeda ei saa või näha ei saa. Ja siis, kui ta rääkis oma turvakaarditest, siis mõtlesin, et mina tahan ka neid saada. Ma tahan vähemalt proovida, sest ma olen ruunimärkide toimet ise tundnud ja tean, et märgid toimivad. Ja nagu me teame, et midagi pole juhuslikku, oli üks nende hulgast lausa 3D graafik, kes sai Antsu märgid kenasti kaartidesse, millega siis katsetasid mitmed inimesed, sealhulgas saatetegijad ja tänases saates näemegi, mida keegi on tundnud, teadnud läbi nende märkide. Meie oma linnamees Ants seal, vajalik mees minu jaoks ja võtsin, helistasin. Ants hea mees ütles kohe, ole ja tule homme läbi kohe. Vaata, milles probleem. Ja panimegi asja käima. Ja nüüd ma olen siin juba 4. kord. Selle klaasi vett ma olen joonud 2 nädalat juba. Mul kõige meeldivam klaas, kuna tema kosmiliselt puhastab vee ära. Ei ole vaja muud, kui võtad selle vee ja ootad ainult 6 sekundit ja hakkate jooma. Sai tehtud siin siuke lillemoodi asi. Tehniliselt on siis see hoopis töötab teistmoodi, kuna siis iga see lilleõis võib eri sagedusi edastada ja vastu võtta. Nägin siis seda, et kuidas mina saaksin siis seda asja märgina rakendada, et teen selle teleprojektsiooni oma selles märksüsteemis ja nüüd ongi selline võimalus nendega, kui on ikka see taiplikkus olemas, kuidas neid asju kasutada, siis on võimalik, ma zoomin ennast ükskõik millisele objektile selle märksüsteemi kaudu ja ma näen projektsioonis kõike, mis seal toimub. Ma vaatasin Maatriksi saadet, kus Ants rääkis oma parateemadel. Minu jaoks oli see midagi erilist, mida kuskil lugeda ei saa või näha ei saa. Ja kuna ma olen hästi tundlik, siis ma proovisin ka kätega kõike tema varem tehtud taimepilte suures formaadis, mis on maalitud fotodel pilte ja iga üks oli erineva energeetikaga, erineva tugevusega. Kuna ma olen ise graafiline disainer, siis ma pakkusin ka arvutis on kõik võimalik seda infot üles joonistada. Ja nii meil hakkaski koostöö. Et need kaardid, mis siin laua peal on, enamus kaardid on siis nii, et on Ants kanaldusega nad saanud ja mina olen need kõik üles joonistanud. Siis mõtlesin, et väga hea, et kogu aeg olengi otsinud sellist inimest, et siiamaani lihtsalt on need asjad jäänud seisma ja ei ole edasi arengut enam olnud. Mina siis postitan talle siis need kavandid ja siis Jaane siis teostab need asjad ära. Huvitav on see, et selle kaardiga on niimoodi, et inimesed, kes tunnetavad endal mingit valu kuskil keha, siis nad panevad selle kaardi sinna valutavasse kohta ja siis jääb keha külge kinni nagu magnetiga, tõmbab ennast kinni ja siis ta on nii kaua sealt kinni keha küljes, kui on siis ära korjanud selle musta energia või mis iganes, ega ma ei tea, mis see kaart päris teeb. Aga midagi ta siis teeb niimoodi, et inimesel kaob see valu ära. Ma olen siis õpetanud seal niimoodi, et seda kaarti veel aktiivsemaks teha, et siis pannakse siis sellele kaardile võtame siit selle sama veeklaasi, paneme siia peale. Hoiame mingisugune aeg siin, võib-olla nii 2-3 minutit võib-olla. Keerame kaardi ringi, siis paneme ka siia teispoole selle veeklaasi. Kaart siis, ma ei tea, kas ta siis kasutab seda veenergiat või mis ta on, aga ta siis läheb kordades võimsamaks, korjab siis selle musta energia ära inimeselt. See kaart siis pakub inimesele niisugust energeetilist turvet. Aga kuidas need inimesed ise püüavad siis neid kaarte siis oma tervise mõttes ära kasutada,
see on noh, iga inimese enda noh, nagu leiutus, et nemad ise on tunnetanud, et neid saab niimoodi kasutada. Nüüd ma joon head vett. See on väga hea puhas vesi. No ühesõnaga ma olin oma mõtetes kinni. Ma ei leidnud lahendust, eks ole. Ma mõtlesin, no mida ma teen. Lahendus alati leidub, eks ole. Lihtsalt on vaja liikuda, otsida, vaadata. Võimalusi on ju alati on palju. Esimese korraga ma sain 4 kaarti, millega oli vaja vett aktiveerida, eks ole, sealt toitu puhastada, eks ole, et ma saan need vajalikud aineid kätte. Ja kõik käibki siiamaani käib läbi nende kaardid, eks ole. Kohe vaatame. Nii, ütleme, võtame selle samase kaardi praegu, eks ole siin. See on nüüd selline kaart. Selle kaardi peale mina panen selle samase vee, panen siia ja ta puhastab mul selle vee ära. 3 korda panen peale ja nüüd on see vesi on puhastatud. Nüüd ma võin teda jooma hakata ja võtan ja terviseks. Käisime kaarte kontrollimas, ka varem meie saadetes esinenud oma ala meistrite juures. Ega need kaardid näiteks kahjulikud ei ole. Iga inimene tunneb tegelikult ise, kas see mõjub talle hästi või mitte, aga meistrid kinnitasid, et kahju need kindlasti ei tee. Tema fenomeni on uuritud 80. aastatel väga kõrgel tasemel. Seda on teinud nii Moskva teadlased kui KGB. Ja siis on väga huvitav on see, et kui ma need tõmmisid või pilte teen ja siis nende elavate taimedega on niisugune huvitav asi, et kui ma nüüd kasutan sellist tehnoloogilist nippi nagu 6D, annab sellise võimaluse, et see elav taim täielikult kandub siia üle kõigi oma olemustega. Näiteks siin on nüüd hästi palju inimesi olnud, kes tulevad minu juurde ja siis nad nuusutavad seda. Ja mina alguses ei saa aru, et miks ta siis seda pilti hakkab nuusutama. Ta ütleb, aga see ju lõhnab. See ju täielikult lõhnab. Kuidas see võimalik? Need paberi ei ole ju kokku puutunud mingi selle elava taimega. Et kudamoodi siis seal printimise aeg siis kandub see lõhn siia. Ja kõik see, ühesõnaga, mida taimed eritavad. Et kunagi, kui ma tegin neid värvidega, neid neonatuuri asju, siis oli hästi suur huvi oli Vene kosmoseagentuuril neid seal kosmoses kasutada, kuna elavaid taime on sinna väga raske viia, nad hakkavad seal õljuma. Et siis seda elavat taime pilti, seda on ju väga lahe ja sinna kosmosesse viia ja teine asi on see, allveelaevad ja igal pool on selline probleem, et kui inimesed on pikemat aega taimedest eemal, taimevoonist, nagu öelda, siis nende psüühika läheb ära sassi. Et selles mõttes on see hea, et need A4-d, need taimepildid, et kui sa paned omal kuskil kas või seina peale selle ruumi, et siis ei teki seda depressiooni probleemi. Omal ajal mul oli siis see Sirje Kaaber peres, see oli temal see häda, et ooteruumis inimesed ka järjekord ja ootad seal pikemalt ja siis hakkasid seal igasugused konfliktid tal. Inimesed tulid ja sõimasid ja ütlesid, et võimatu oli seal tööd teha nende patsientidega. Ja siis Sirje ütles, et kuule, aga need sinu asjad, anna mulle, ma panen omal siia seina peale nad. Ja siis sellest oli ka ajakirjanduses suur artikkel, kus siis Sirje rääkis, et peale seda, kui olid seal Antsu pildid seina peal, oli kõik rahu majas. Ei olnud enam mingit konflikte, et keegi tuli sind sõimama või mis iganes, eks. Kiidan ka väga seda, et ma olen pannud magamistoa 2 seinale ja suurde tuppa 2 vastasseintele. Tunnen, et energeetiliselt oleks õhk puhas. Sa tuled töölt koju ja sa tunned, et sa oled väsinud ja sa ei taha kedagi kuulda ega näha ja et sellist asja ei ole. Et mul varem ka
suhteliselt tihti nagu selline närviline õhkkond. Nimetatakse nagu erivõimekus või on kaasasündinud erisus, mida on ainult minul. Ja on mingi kosmiline turvamine ka veel selle peale, et kui mind ikka rünnatakse, siis sealt see ründe pool kustutab iseendit, nagu öelda. No ma ei tea, et keegi oleks ellu jäänud pärast seda, kui mind on rünnatud. Et miski asi on, mis ei lase ka mul nagu lollusi teha. Siuksed korraldused, nagu tulevad kosmilised korraldused, öeldakse sulle ära, mida sa võid ja mida sa mitte. Nüüd järgmine katse on siis niimoodi, et me kasutame siis siin elava taime pilti ja teeme sellise, see on nagu kahepoolne. Kasutame siin siis seda kiipkaart, see 3-täheline sõnalühend on, et on X, Y ja tugev B. Et see kiibi mõiste on kosmiline, nagu öelda. Et see ei ole seotud siin mingi elektroonikaga ega millegi sihukese asjadega. Ja siis ma aktiveerin siis kõigepealt aktiveerin siis selle pildi ära, et kõigepealt kahepoolselt nagu niimoodi. Nii. Ja siis need kiibid ära. Silma nägemine läheks paremaks, teravamaks. Või kellel on siis siuke probleem, et üks silm näeb ja teine kuidagi ei taha näha ja siuksed kõrvalekalded, kui on silmadel olemas, et püüame siis teha sellist mõjutust praegu. Tervendada silmi, silma nägemine. Aga siis on niimoodi, et pane oma käsi nüüd sinna tassi peale. Nii. Mina panen siis oma käe siia peale. Ja sina panen siis oma teine käsi ka siia peale. Nii. Ja siis mina ütlen. Kui te olete selle vee ära joonud, siis see toimib 3 päeva pärast. Ja teil hakkab siis nagu silmanägemine korrigeeruma selliseks, et saate normaalse nägemise. Nii, meil on ka siin olemas inimene Gunnar, kes siis katsetab siis enda peale ära kohe, kas toimib. Nii et siis võtta oma käega sealt siis seda asja ära. Ja selle vee puhul ma tajusin, et silmas hakkasid nagu silmamolekulid, et midagi nüüd hakkas toimuma, et vaatab, mis saab. Ja siin on nagu sai programmeeritud ka, et ta nagu kohe ei toimiks, vaid oleks nagu 3 päeva pärast alles nagu. 3 päeva jooksul siis hakkab see kõik protsess. Et see oleks nagu keha tahab nagu kohastuda kõigepealt, et ei saa niimoodi äkiliselt teha, et kohe mõjub nagu. Aga nüüd te olete huvitatud kindlasti, mis klaas see nüüd on, eks ole. See ei ole tavaline klaas. Näete, siin on sellised kujundid on ümber, eks ole, ümber ringi. See samane hõbeline siksak, mis siin on, see samane annabki seda toimet. Tema puhastabki selle vee ära. Ja ta on võrratult hea. Hans on ikka tõeline oma ala meister. 85% on inimese kehast on vett, eks ole. Aga kui palju meil on ööpäevas vaja vett tarvitada, mis on nüüd kosmiliselt puhastatud. Tema tundub mulle magusam, nagu oleks siia midagi juurde pandud, aga tegelikult ta on ainult puhastatud. Ja ta on super minu jaoks. Ma joon teda. Ma tean, et ta aitab mind. Ta viib mind edasi. Mul on enesetunne parem. Ma jõuan rohkem. Ma olen reipam. Vaat see samane kaart nüüd, eks ole, see on see kõige värskem kaart, mida mul veel kodus ei ole. See nüüd on ilmselt kujuneb ka minu jälle kõige rõõmsamaks kaardiks.
sai nagu tehtud siin sihuke lillemoodi asi nagu. Tehniliselt on siis see hoopis töötab teistmoodi, kuna siis iga see lilleõis võib eri sagedusi edastada ja vastu võtta. Nägin siis seda, et kuidas mina saaksin siis seda asja nagu märgina rakendada, et teen selle teleprojektsiooni oma selles märksüsteemis ja nüüd ongi selline võimalus nendega, kui on ikka see taiplikkus olemas, kuidas neid asju kasutada, siis on võimalik, ma zoomin ennast ükskõik millisele objektile selle märksüsteemi kaudu ja ma näen projektsioonis kõike, mis seal toimub. Ma saan saata oma sõnumi sinna ja sealt saan siis selle vastuse. On võimalik seda objekti jälgida, näha reaalselt kõike, mis seal siis, kuhu ma oleme mõttega tahtnud minna. Pole üldse küsimus, kas ma lähen siis kosmilisse tasandisse, uurin seal neid planeete või asju või lähen siin kuskile, eks ju, et minu jaoks ei ole üldse mingisugune objekt, mis on õudselt salastatud kuskil, kas või mingi sõjaväe osa. Minu jaoks ei ole see küsimus, ma võin sealt kõike näha, mis seal toimub, mis seal tehakse, millest räägitakse, sest isegi huvitav on see, et kui sa keelt ei valda, siis tuleb siuke kosmilise tasandi tõlge tuleb sulle. Muidugi kosmilises keeles, aga kui seda kosmilist keelt vallata, siis ei ole küsimus üldse. Et muidugi, et esimene asi on, et üldse neid asju hakata nüüd enda mõttest rakendama või kasutama, siis tuleb kohastada nende asjadega. Aga nüüd on küsimus ka, et kui kiiresti siis üks või teine inimene nende asjadega kohastab. Ütleme, kui me siin neid asju teemegi ja anname siin nendel inimestele kasutada, siis ei saa ju seda öelda, et nüüd ma sain nüüd selle asja ja kuule, et ma vaatan, mis seal loosimises, mis need lotonumbrid tulevad, eks ju. Päris nii see asi ka ei käi selles mõttes, et ta ikka ei näe neid asju niimoodi. Tavainimene, tal on ikka vaja ikka päris korralikku tööd enda kallal enne teha, kui ta suudaks seda teleprojektsiooni hakata ära kasutama. Nii et selles mõttes, et ei peaks inimesed pettuma, et kui nad nüüd neid asju saavad või muretsevad omale, nagu öelda, et nad ei hakkaks siis mõtlema, et miks mina siis ei saa seda infot, miks see teine ei saab ja mina ei saa ja see on nagu ikka inimestel hakkavad need asjad. Ja siis nad silmad kinni proovivad neid maitseid, et kas nad tunnetavad ära, millises tassis on. Et tasse nad ei näe midagi, nad näevad ainult või tunnevad seda maitset. Vee struktuur saab muutuda. Mis ta sai kanalduse seoses selle märgiga. Sõnum oli midagi sellist, võib-olla Ants teab täpsemalt, tema sai kanalduse, aga kui ta mulle seda edastas, et inimesed ei pea tänapäeval nii palju tarbima, sööma, kui see vanasti oli, et nad saavad praegusel ajal juba veest väga palju kätte, see, mida vanasti saadi toidust. Ja ma kohe ise hakkasin, kui ma esimest korda need kaardid sain, siis Antsu poolt juba ära aktiveeritud, siis ma kohe tegin järgmisest päevast eksperimendi, et mitu päeva või mitu tundi kõigepealt ma saan olla ilma söömata, nii et ma joon ainult vett ja mul ei teki näljatunnet. Ja ma sain 2 päeva, et see oli mulle nagu, ma ei ole kunagi paastunud ja ma mõtlesin, et see on õudselt raske juba see kannatada närvisüsteemile, et sul on ikka vaja kogu aeg midagi närida. Aga see oli minu jaoks väga lihtne, ainult iga tund ma jõin, et klaas oli kogu aeg 6-nurkse kaardi peal, et kõht oli tühi, aga sellist tunnet, et ma nüüd murdun, et mul on nagu näljatundega on, et sul läheb süda pahaks, sul hakkab sees kriipima või lähed närviliseks, sellist asja üldse ei olnud. Ja järgmisel hommikul ärgata täiesti täiskõhu tunne.
et hästi meeldiv. Ma olen nii üllatunud, ma teadsin, et paastumine on kannatamine. Ma ütlen, mul piisab endal muidu 3 tunnist, kui ma süüa ei saa, et mul läheb süda pahaks. Ma ei tea, kuidas teistel on. Et ütleme, kes tahab kaalust kaotada, ideaalne kaart. Ma läksin kauplusse ja vaatasin seal kõrvuti olid siis ka niimoodi, et selle veskimati kaerahelbed olid siis niimoodi, et oli ka see mahekaerahelbed olid kohe kõrvuti. Ja siis ma tahtsin hakata sealt siis seda mahe oma võtma, siis mul lõi käe kangeks kohe. Ma ütlesin, mis kuradi värk see siis on, et see peaks ju olema korralik, eks ju. Ja siis tulebki see asi välja niimoodi, et see mahetoode on kordades hullem kui see, mis on seal väetistega kasvatatud seal põllu peal. Et see ei ole inimesele nii ohtlik. Sellest paljud inimesi ei saa lihtsalt enam aru, et mismoodi need asjad pöörduvad kõik. Teine asi on see, et kuna metsad on maha võetud, see saaste koormus järjest suureneb, sest ei ole enam seda veltrit, mis siis nagu puhastaks meil seda keskkonda. Sama ju toimub praegu Siberis, kus hiinlased võtavad seal 2 miljonit hektarid jälle maha ja nii edasi iga aasta. Ja siis samas seal kuskil Indias juba seal Nepaalis või kus nad on, et mägedes istutatakse nüüd metsa juba, et on probleem, kus inimesed surevad hapniku puudusse. Ja ega siis küsimus ei ole ka meist enam kaugel, et kui siin kuskil elatakse nagu kõrgemal vähe merepinnas, siis hakkab seal ka ja seesama hapniku probleem pihta kohe. Ja teine asi see, et keskkond on ikkagi niivõrd saastatud, et enam ei ole seda enda keskkonna seda võimekust, et seda puhastada. Aga siis see ongi see asi, et miks me siis neid asju teeme, et turvata ennast just selliste nähtuste eest. Et kui me teeme oma seda toitu, oma seda vett nende peal, siis me oleme turvatud nagu selle jama eest. Et see ongi oma tervise huvides lihtsalt peame neid asju tegema ja kasutama. Meie võtte ajal tuli Antsu juurde abivajaja seljavaluga. Ants haaraski maagilise noa ja vana vikati ning näeme meiegi, kuidas ta seljavalu ära lõikab. Seal on sõna on nagu X ja 2 E. See. Ei tea, kuidas sa tundsid. Noaga on niimoodi, et siis sa pead noa tera 3 korda katsuma oma parema käega. Niimoodi, siis ta on nagu kohastatud sinule. Mine saatan minema. Mine saatan minema. Mine saatan minema. Avarus tekkis siia juurde niimoodi nagu ja niisugune jahedamaks läks. Jah, oleme hakanud siin mõtlema, et kuidas saab siis selliseid asju inimesel seljast maha lüüa, kui tal on nagu juhtmed külge pandud, nagu öelda. Et on ka selliseid asju, et nagu mingi elukas istub sul seljast, nagu öeldakse. Ja siis, et nüüd on tänase kogemusega nägime siin sellist asja, et kui siin on ruumis on veel mingid teised inimesed, nagu kõrvalised isikud, et siis kui ma selle eluka maha löön noaga, nagu, et siis kargab kellelgi teisel selga nagu kohe. Ja, aga siis kui see teisel inimesel oli nüüd see selga kukkunud, siis ma lõin tükeldasin selle eluka lihtsalt ära nagu noaga, et siis sai sellest elukas täiesti lahti, nagu öelda. Aga nad on sellised, kuidas öeldakse, sellised energeetilised loomad nagu, ja spiinavad inimest nagu.
ja ikka noh, täiesti noh, õudus unenägu nagu öelda, kui suke elukas istub seljas sul kogu aeg. See on mingi noh, puhtal kujul suke nõiavärk nagu öelda, kas pannakse taarukaartidega sul selga või mis kuradi moodi need elukaid luuakse, nagu nad musta maagia tegijad siis varjavad ennast nagu nende taha, et nad siis nagu vahendavad siis niimoodi, et kui sa hakkad nüüd uurima, et kust see tuli või mis värk on, siis sa jõuadki ainult selle noh, elukani ja kaugemal sealt nagu noh, ei jõua. Et siis, et ennast puhastada neist, et siis ongi 2 võimalust, et kas kasutad vikatit või siis sukest hästi pikka noga. Et ta peab olema nii, kuna vikat on pikem vähe, siis sellega saab nagu rohkem nagu noh, puhtamaks lüüa selja tagust. Aga nuga on natuke lühem, et siis noh, tekib siuke probleem, aga kui see noh, elukas istub sul ilusti seal keset selga, siis piisab ka sellest noh, nuast, et see läbi lüüa. Aga siis vikatiga saab siis igasugused noh, sidemed läbi taguda, et noh, mis on energetiliselt seovad sind ja kus sinu energia nagu järjest kaob kogu aeg. Noh, tavaliselt on need seotud alati siukse sektidega ja noh, need sekte on siin igasugused ususektid ja mingisugused paramahvia sektid ja noh, siuksed noh, kuidas öelda, et järjest tuleb neid uusi ja uusi veel juurde ja et see noh, elu ongi teatud mõttes ikka noh, päris niimoodi, et vahel hakkab juba nagu kontrolli alt välja minema, et siis noh, inimesed ongi hädas, et esimene raks on siis jooksta arsti juurde ja no muidugi seal mingid näiteid ei näe kuskil, sest ei registreerita midagi. Aga samas inimene on noh, jumalast noh, põrgu hädas, kuna noh, tunneb, et elu on põrgu, nagu öeldakse, et selg valutab lõputult ja mis iganes nagu tehniline epp, et kuidas ennast puhastada. Aga noh, siin on ka niimoodi, et noh, päris igaüks ei saa siukest asja teha, et nüüd võtab siis selle vikati ja noa ja läheb, taob seal kellelgi noh, selja puhtaks nagu. Et siin peab ikkagi olema noh, ikka see mingisugune võimekus inimesel. Sellepärast, et see vikat on natuke pikem, no hea oleks, kui oleks mõõk. Aga noh, kus sa seda mõõka praegu võtad, vikatit on lihtsam võtta. Mina ise katsetasin kaarte hetkel, kui jäin grippi. Kohe esimesel päeval valisin pakis 3 kaarti, tunde järgi, milles 2 panin soki sisse, talla alla ja 1 rinna peale. 1 päeva visklesin palavikus, kaardid kehal ja kriitilise perioodi elasin üle ilma ühtegi ravimit võtmata. Praegu on nagu see homo-liikumine ja ise ma naeran, et väga huvitav oli, et see aeg mulle öeldi, et inimene peab muutuma selliseks, kus ta on sootu. Praktiliselt ei eksisteeri ei meest ega naist. Ja praegu siis nagu me näeme, et poliitiliselt püütakse ära kustutada isa ja ema ei tohi enam öelda, eks ju, ja siis ongi niimoodi, et noh, et suke sooneutraalsus nagu, et noh, mina olen ju seda 30 aastat tagasi juba öelnud, et noh, et suke asi tuleb, eks ju. Mina tean seda, et kas see on siis kosmiline programmeeritus nagu öelda, et need noh, järglased, kes sünnivad nagu praegu, et need ongi niisuguses nagu muutumises nagu, et kas ta on siis nüüd etapiline või on ta siuke, ei oska ka noh, päris täpselt öelda, aga siis see ongi siuke täiuslikum noh, arenguvorm ongi niimoodi, et noh, mina olen nendega suhend noh, mingi kosmilisel tasandil. Nad kuskil on mingil planeedil nagu on olemas ja seal on siis selline asi, et noh, et see sooroll võetakse endale. Kes tahab siis olla see naispool, kes tahab olla siis see meespool. Nad ongi sootu, aga nad on kohutult ilusad, esteetilised. Nad ei vaja riide tõmblema omal selga. Neil ei ole seda vaja, nad on siuksed noh, siuksed nagu sametised, pehmed, siukse hiirekarvadega. Nende naha ehitus on selline, et nad taluvad hästi suurt kuumust, külma hästi pikalt. Nagu meilgi praegu siin, et mingid loomakesed ja linnukesed elavad ja nad ei ole konfliktis selle keskkonnaga, et noh, et jäävita seda nagu. Et kui see planeet tahab nagu ellu jääda, siis on ainuke võimalus, et järgmine tsivilisatsioon peab sõnaga see inimese kehastus, vorming peab nii palju noh, muutuma, et ta muutub sootuks nagu öelda. Siis on ka see arvukuse küsimus lahendatud pauguga kohe. Sest ei hakka ju keegi planeeti üle rahvastama nagu praegu on.
kõrgsagedusväljas, kui sai seda inimese peovälja nagu vaadatud, siis mõtlesin, et teeks omale niisuguse riietuse, kus on siis see peoväli nagu suuremalt välja toodud ja võimendatud, kuna siis see kollane, see must ja need värvikombinatsioon, mis siis loob nagu inimesele sellise kaitsesüsteemi, nagu kui me vaatame energia tasandis inimesi, kes on tugevalt kaitstud, siis nendel ongi niimoodi, et on niisugune kollane, energeetiline niisugune väli ja siis ja siis, kui hakkame nüüd terasemalt siis jälgima, siis me näeme peovälja need mustrit hakkame nagu nägema. Aga tegelikult tuleb välja, et täpselt nii, nagu mul siin seljas on, näeb välja see inimese varjatud bioväli, mis siis inimest nagu kaitseb. Kus ma kõigepealt kasutasin, oli siis selle selgeltnägijate tuleproov, siis seal on esimene asi, mis seal toimuma hakkan, siis üksteisele ära tegemine, et kõik on nagu kellegile vastased, kedagi tuleb ära kottida, nagu öeldakse. Ja selles mõttes mul oli hea, et vähemalt kaitses. Kui mina seda kannan, siis nagu mind ei panta üldse tähele, et kui ma lähen niisugusele kinnisele üritusele, kus on mingid käepaelad asjad, siis keegi ei pööra mulle mingit tähelepanu, ma lihtsalt kõnnin sinna ürituse sisse ja siis on väga tuttavad inimesed on väga üllatunud, et kuidas sa siia said. Et sul ei olegi käepael, et see tulin lihtsalt. Et selles mõttes on väga naljakas, et kuidas siis turva ei reageeri üldse sellele ja üldse niimoodi, keegi ei pööra mingit tähelepanu sulle. Et see on niisugune praktiline kogemus nagu olnud selles asjas. Ja teine asi on see, et siis see energeetiline külg on niisugune huvitav, et kunagi ei hakka külm selles. Et isegi näiteks ütleme see venelastel oli see Petsnasi nagu vorm. Ja see oli ka siis tehtud sellise turva eesmärgiga, et need sõjaväelased, kes seda vormi kandsid, need oli väga raske nagu tulistada. Et ta nagu varatasandil oli üles ehitatud, seal ei olnud lihtsalt ta nii lapiline, vaid seal, kui hakkasid neid tähelepanelikult vaatama, siis sinna sisse oli tehtud nagu niisugused nuiadega nagu niisugused ühesõnaga, et sa saad nagu nuiaga pähe, et sa ei ole suuteline nagu adekvaatselt enam mõtlema ega reageerima, ja siis ma siin nendega rääkisin, Viljandis oli see Petsnasi väeosa, siis nad ütlesidki, et see on seal Ukrainas või kuskil välja mõeldud, et on täiesti niisugune paratasandil üles ehitatud, et nad hakkasid Afganistanis seda nagu kasutama. Nüüd on niisugune asi, et me siin koos Jaanega nüüd teeme teleporrektsiooni katse, mida mitte keegi varem ei ole teostanud. Et see on siis nagu maailmas esimest korda, kus me kasutame teleporrektsiooni. Ja katse eesmärk on, me mõjutame kõiki inimesi, kellel on alkoholi probleem. Ja kui nad seda asja praegu jälgivad, siis nad vabanevad sellest probleemist. Niimoodi nüüd. Jaane katsub siis oma parema käega 3 korda seda tassi. Nii, tass aktiveerus ära. Nüüd ma mõtestan selle asja, mis siin tassi sees on, mõtestan ära. Mitte keegi ei vaja enam alkoholi. 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 Pane siis mõlemad käed ümber tassi niimoodi.
siit oleks vaja nüüd tassist üks lonks võtta nagu seda asja, et siis sellega nagu me selle teleprojektsiooni nagu aktiveerime ära. Kellel on huvi, võib ise meile abiks saadetud kosmiliste märkide mõju enda peal katsetada. Võimalusi on lõputult. Ole julge, see, mis sind sellel hetkel kõnetab, on sinu jaoks parim.